Me ehitame täna maju homse arvelt. Ehitussektor panustab iga aasta ligi poole maailma kogu kasvuhoonegaaside heitmesse. Maailma rahvaarvu kasvades vajame me pidevalt uusi hooneid. Samal ajal rakendavad riigid ülemaailmselt nullemissiooni nõudeid uutele hoonetele. Eestis peavad kõik avaliku sektori hooned olema nullemissiooni hooned juba aastal 2027. See tähendab, et mõne aasta pärast me ei saa enam ehitada nii, nagu teeme seda praegu. Mustermajad on siin, et lahendada seda probleemi ja pakkuda alternatiivi tänasele ehituspraktikale. Me tahame muuta ehitussektorit 3 fundamentaalsel viisil. Esiteks, me peame hakkama rohkem kasutama jätkusuutlikumaid alternatiive ehitusmaterjalidele, mis on kergemad ja väiksema süsiniku jalajäljega kui näiteks teras ja betoon. Teiseks liigub ehitus aina enam ära ehitusplatsilt tehasesse. Ja viimaks, selleks, et võimendada esimest 2 võimalikult palju, peame muutma ehituselemendid standardiseerituks ja need peaksid olema avatud lähtekoodiga ning kättesaadavad tervele ehitussektorile. See tähendab, et hooneid saab lahti võtta ja neid samasid komponente saab kasutada teiste majade ehitusel. Võtame näiteks selle lasteaia. Kasutades traditsioonilisi ehitusmeetodeid, toodab selle hoone ehitamine 600 kilo CO2 ruutmeetri kohta. Samas kui võrdväärne hoone, mis oleks ehitatud modulaarsetest osadest ja kasutades jätkusuutlikke materjale, toodaks vaid 200 kilogrammi. Nii vähendame kehastatud süsiniku jalajälge 3 korda. Me oleme juba alustanud nende muutuste elluviimist Tallinna linnaga, kes tahab ehitada esimese lasteaia aastaks 2023, kasutades Mustermaja platvormi. Selle kõige tulemusena tahame me radikaalselt muuta seda, kuidas me kujundame ja ehitame oma hooneid, et vähendada nende keskkonna jalajälge ning muutes tuleviku ehituse modulaarseks ja ringmajandavaks. Ainult niimoodi jääb meile alles maailm, millesse saame ehitada.